tere, nagu te olete aru saanud, siis mina ostan teelele vahepeal Maximast mänguasju. Esiteks siin on nii soodsad hinnad ja väga ägedad mänguasjad, igasuguseid pehmeid loomi, barbisid, legosid ja ka arendavaid mänge. Mina haarasin täna korvi 3 pisikest mängu teelele. Et kui ma koju jõuan, siis ma näitan neid mänge lähemalt. Ma tean, et millegipärast paljudele Maxima ei meeldi, aga minu arust siin on alati kõige värskemad asjad ja muidugi soodsad hinnad ka, et mina shoppan küll Maximas väga tihti. Ja need Maxima sõõrikud on minu meelest täpselt sama head kui Lidli omad. No vaadake, banaanid jumala ilusad ja värsked. Kes see ütleb, et puuviljad on alati ära mädanenud? Näiteks maasikad, vaadake kui ilusad ja värsked ja nii hea hind ka. Samamoodi mustikad, et väga hea hinnaga, et meile läheb küll paar karpi ostukorvi. Ostukotid autosse ja lähme koju. Väike maitsetest. Täitsa maasika maitse on olemas ja lõhn ka ei ole üldse plastikust maasikad. Et soovitan väga Maxima maasikaid. Jõudsin koju ja näitan siis kohe teile mänguasju lähemalt. Esiteks selline pusle, siin on 24 tükki ja kokku pandult näeb välja selline, et me koos teelega panime, et väga vahva, et kusjuures see pusle maksis 40 senti, et seal oli erinevaid valikus veel, aga mina võtsin sellise karupusle. Lisaks sellele puslele siis ma ostsin 2 mängu veel. Üks on selline numbrite mäng, et saab õppida numbreid. Ma ei ole veel seda lahti teinud, ma näitan teise ka ära. Ja teine on sellised kindlasti tuttavad magnettähed, et ma teen selle kohe lahti, korraks piilume sisse. Et siin on veel tähed tuleb välja võtta, ma näitan neid lillasid ka, et erinevad värvi ja siin taga on sellised magnetid, et tundub, et ei ole niimoodi, et ühte tähte on üks, vaid näiteks siin on mitu A-tähte, et need tuleb siis lihtsalt siit välja noppida niimoodi. Külmkapi peale on hea panna või ka kellel on sellised magnetlaste tahvlid või sellised. Vaatame, palju neid siin veel sees on. Täitsa mitu on neid igat värvi, et ma paar tähte noppisin ära, et väga vahva, et saab natuke neid noppida siit küljest ära, et oleksid ilusad üksikud tähed. Et mul ongi viimased tähed siia jäänud, teised olen kõik ära juba siit võtnud. Et minu meelest sellised arendavad mängud on nii vahvad, et aitab nendest kaisudest ja nukkudest küll, et vahelduseks midagi arendavat ka osta. Et ma näitan, et siin on päris palju tähti juba, et nendega saab hakata mängima ja neid saab hakata õppima. Ja 3. mäng siis numbrid 1-20-ni. Teeme lahti ja vaatame, ei tundki lahti, vaatame, mis siin siis täpselt on. Okei, ei oska seda karpi lahti teha.
noh, ma ei tea, mismoodi need tänapäeva pakendid on. Mina neid lahti ei saa igastahes. No, siin sees on selline veel juhend, kus on siis numbrid ja pildid juures. Ja siis on sellised kaardid. Teeme selle lahti. Nii. See on siis, nagu ma saan aru, selline hups. Ja lammutasin juba laiali. Selline pusle moodi, et saab nagu kokku panna. Siin on siis 3 vaalaskala ja number 3. Et siin on, kõik on sellised piltidega. Siin on kalumõmmikesed ja mingid kellad ja kalkulaatorid ja 17 pirni, et väga vahva selline piltidega on väga tore minu meelest mängida ja lastel endal on ka huvitav, et meie hakkame kindlasti teelega mängima, sest pisikestel lastel neid nohusid, köhasid on ja nad käivad väga harva lasteaias ja siis mingit tegevust ikka vahelduseks telefonile ja telekale. Aga kui veel nii palju nendest mängudest rääkida, mul on need karbid siis siin, et magnetiga tähed, siis numbrimäng ja pusle, et seal Maximas on praegu 40% kõik mänguasjad, et kõik see 3 komplekti läks mul midagi alla 6 euro läks, et Maximase tasub minna, et ma teen praegu Maximale tasuta reklaami, et mina leian seal nii vahvaid asju, et nii teelele kui endale. Aga selline oli väike ülevaade siis Maxima mänguasjaosakonnast. Tšau!